Meil viimasel ajal nii vähe külalisi käib. Marki ei ole kedagi kutsunud. Tal ei ole kedagi kutsuda. Kõik vanad kuulsused on käinud, uus põlvkond ei ole veel peale kasvanud. Kes meil siis tuleb? Ainult Marki on veel tulemata. Riiklikult, siis ei ole muidugi õige, et peaministri nõuniku konkurss on kinnine. See tähendab, et keegi on juba enne teinud mingi valiku. Kes? Ja mis õigusega? Ja see ka, kui oleks avalik konkurss, siis oleks valik laiem. Seda ma räägin. Ja näiteks, kui valida kas või meie hulgas siit, siis vaevalt Markiis ja kõige targem on. Et võib-olla magister, eks ole. Teadlane peab olema niisuguse koha peal. Muru teadlane või? Ükskõik mis teadlane. Teadlane näeb asju süsteemselt, ta ei lasku pisiasjadesse. See kõik on väga õige, mis te räägite, aga selgelt ei saa teha avalikku konkurssi ametikohale, mis ise on salajane. Aga on ta ikka nii väga salajane? Valitsuse seadus sellist ametikohta ette ei näe. Minu teada seda seadust muudetud ei ole. Nii et kogu see lugu on natuke kahtlane. Mina kahtlen selles, kas Markiin siis klubi jaoks üldse aega jääb, kui ta hakkab neid Eesti asju ajama? Palju seal väiksel Eestil neid asju ütleb? No, palju. Vanasti oli hea, siis oli üks suur Eesti asi, aga nüüd on palju väikseid. Jätte mehed, kui mina kogu selle asja praegu läbi oma pea lasen, mis te rääkisite, siis minu arvates oleks parem, kui Marki seda konkurssi ei võidaks. Minu meelest on parem hoopis see, kui ta üldse ei võtaks osa. Aga siis teeme nii, et ta ei võtaks osa. Minu arvates on juba hilja. Palun. Saime tuttavaks Riigikantselei vanem. Marki. Kuni konkursi tulemuste teatavaks tegemiseni te suhtlete minuga. Jah. Ja pärast seda muidugi ka. Jah. Kui võiks juhtuda, et teie olete võitja. Jah. Palun istuge. Tänan. Ma lugesin teie ankeeti. Miks te tahate sellest konkursist osa võtta? Kuidas, miks? Mulle tehti ettepanek. Peaminister võttis mind isiklikult vastu, rääkis minuga. Seda ma küsingi, miks te selle ettepaneku vastu võtsite? Miks see teile sobis? Te oleksite võinud ju ära ütelda. Mulle ei tulnud mõttessegi ära öelda. Eriti siis, kui peaminister rääkis mulle, mis olukord on Eestis praegu tegelikult. Ma tundsin, et minu kohus on aidata. Te olete 42-aastane. Jaa. Nagu Elvis, nagu Vysotski, nagu Jodessin. Telekas ütles ükskord, et need surid 42-aastaselt. Mina esialgu jätkan.
Te olete juhtival komsomoli tööl. Vabandust. Riigikantselei. No tere. Kuidas Brüsselis ilm on? Ja sellega saab täna korda. Peaaegu kõik on juba käinud. Üks on just parajasti siin, ma annan temale ka. Ei, muidu on rahulik. Seda ma isegi ei tea. Ei ole olnud aega välja vaadata. Kuulge, kas need pensionärid olid neil all, kui te tulid? Üks hetk. jaa, Ja ikka on veel. ja aga täna nad olid rahulikumad, ei tulnud isegi kallale. Paistab, et rahuneb olukord vist. No edaspidi pikemalt. Jõudu. Peaminister tundis huvi. No ega midagi. Võtke oma teema. Julgelt. Mul ei ole kunagi eksamitel vedanud. Te ei pea seda siin lahti tegema. Tehke kodus. Rahulikult tutvute ülesandega. Ainult ilma tunnistajateta. Seda ma ei pea teile kordama. Ei. Me otsustasime, et kõigil osavõtjatel on üks teema. Nii et igal ühel oleks võrdsed võimalused. Jaa. Nii et piletiga teil seekord vedas. Ma siis lähen. Kui tekib küsimusi, minu telefon on teil olemas. Soovin edu. Nägemisi. Nägemiseni. Kõike näinud. Seda ma olen näinud, 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 seda ma olen näinud. Mitte midagi ei ole vaadata. Vaestame mitte klubi. Vaatame telekat edasi, mis... Peab Markiile ütlema, et uusi kassette on vaja. Tere õhtust. Tal läks vist halvasti. Palun sööma. Sööma. Ma söön siin. Ma toon suppi ka. Tooge mulle supp, praad. Ja magister. Härra magister, härra Markii ootab teid oma kabinetis. Tal läks ikkagi vist hästi. See on tõesti raske ülesanne. Kui oleks kerge, ma poleks sind kutsunud. Taastada kord riigis, likvideerida meeleavaldus. Ma ei tea, mis see on. Ma ise proovisin. Maahärrale sa juba mõistust pähe ei pane. Asi pole maahärras. Põhjus, miks need inimesed oma loosungitega välja on tulnud, peitub mujal. Maahärra ässitas nad üles, ma tean. Põhjus peitub postsotsialistliku majandusruumi üldises nõrkuses. Pensionäride suhteliselt suures osakaalus meie ühiskonnas. Ametnike ebakompetentsus erastamisel ja maareformil. Kui sa tahad vältida sotsiaalset plahvatust, sa pead rahvatulu mõistlikes proportsioonides ümber jaotama, samal ajal säilitades majandusruumi üldise arengu dünaamika. Sisuliselt on see optimeerimisülesanne, mille rakendusobjektiks pole aga mitte üksikettevõtte või tootmisharu,
vaid terve riik. Nii et kui sa suudad neile pakkuda sellise programmi, siis... Mis siis? Noh, siis nad vaatavad, et sa oled ülesandest vähemalt aru saanud. Et sa pole loll. Et sind võib võtta kui tõsist kandidaati. Võib-olla ma tõesti ei oleks pidanud sinna konkursile minema. Ei, ma arvan, et asi on ikkagi maahärras. Ja kui ma teda ümber ei veena, kui ma teda sealt tulema ei saa, no siis mina ei tea, mis mina teen. Mina ei ela seda lihtsalt üle. Ma ei taha süüa. Ma toon siis prae. Kas ma saaksin teid kuidagi aidata? Jätke mind, palun, siin kahekesti. Noh, meie oludes võib normaalse toimiva ühiskonna loomine võtta aega umbes 50 aastat. Nii et sinu ülesanne võib laheneda aastaks 2040 millegagi. Ma arvan, et selleks ajaks on konkurss juba läbi. Ma lähen praegu alla. Tulge vaadake mu tehnikat. Ma ainult korraks käin ära. Ma tulen tagasi, siis ma vaatan teid. No jah. Ma saan aru, te olete väsinud, eks ole. Aga noh, me ei saa niisama heast peast lihtsalt minema jalutada siin. Ma olen ka väsinud. Aga ma ei lähe kuskile. Ma seisan siin edasi. Teate, mille pärast ma siin edasi seisan? Sellepärast, et ainult niimoodi me võidame. Ja teie ei tohi ka kuskile minna, kui te tahate võita. Sest ainult niimoodi me võidame. Sellepärast, et muud moodi, mingit teist moodi, me ei võida lihtsalt. Sellepärast me ei saa minema minna praegu minema kuskile. Tere! Tere! No, mida teie siin teete? Mina teen, et teil oleks homme parem elada kui täna. Ma tahaksin teiega rääkida. Praegu mul ei ole küll aega. Ma tahaksin teiega kohe praegu rääkida. No rääkige. Ma niimoodi inimeste juures ei tahaks. Üks moment, seltsimehed. Rääkige. Ega see ei olegi ainult minu jutt. Me kõik tahaksime, et meie juurde tagasi tuleksite. Markii tahab ju. Markii mul käis juba siin, jah? Ja mina tahan ka. Meil on nüüd klubis väga tore. No. Me heitsime alla, tegime väikse staadioni. Nüüd me hakkame seal iga päev 10 võistlema. Jah. Mäletate, kuidas me tuttavaks saime? Te ju mäletate, kui hea meil oli, kui me olime koos. Tulge siit ära. Tulge kohe praegu. Ei no, kuidas ma saan niimoodi ära... No, pean siis, ma ei tea, mis ma rahvale ütlen. No, ma pean siis neil midagi ütlema. Olgu. Armas rahvas. No nüüd paneb. Sõidab sisse. Mida kahekesi selle kallale? Läka. Mida neid näitab ise ka? Roosa, mis roosa? Oota, kohe läheb punaseks, ma olen näinud. See on see. Ei mehed, kuule. Ei no vaata. See on suur. Ma olen nüüd täis.
Nagu meil äsja teada, mitu nädalat kestnud töötajate ja pensionäride meeleavaldus ootamatult lõppenud. Tasa nüüd. Läheduses ja Tallinna kesklinnas on taastunud. Üksikasjades täpsemalt meie uudiste saates, nüüd aga taas tähelepanu filmisõbrad. Mis see oli nüüd? Mis see oli? Ma arvan maa peale tagasi tulnud, jah? Keegi lahendus üles on näha. Ilmselt. Kuidas see saab olla? Ilmselt mingi töörühm, mingid ühiskonnateadlased leidsid kiire lahenduse. Ega see nende vastu poleks niikuinii saanud. No mis siis minust saab? No ma ei oleks tohtinud niimoodi ära tulla nüüd. No mis neist inimestest saab nüüd ilma minuta nüüd? No inimesed peavad ikka puhkama ka. No aga mina ju vastutan nende eest. No mina olen partei juht. Teie ise peate kõige rohkem puhkama. Tule taevast alla, seal on minu pesa. Pesas pojad laulavad. Vaadake, kes meile tuli. Pidevalt puuduvaga ikka veel välja viskamata klubiliige. No tere! Sul väljas hakkas nüüd küll. Ei, ma tulin vaatama, ei vana... Maahärra tuli selleks, et jääda. No mis elu elatkab, mees? Kuna mees on sinu pärast siin telekat vaadata. Jah. Kogu aeg on uudised, mingid mässajad. Küll te pärast räägite, tulge ma pesen teid puhtaks. Mina küll ei usu, et maahärra poliitikast ära tuleb, ei usu. Küll ta läheb sinna jälle tagasi, siga otsib ikka poole. Muide, praegu oleks juhtunud niimoodi, et me maahärra küll päästsime poliitikast ära, aga Marquis oleksime kaotanud, kui Marquis oleks selle piketi laiali ajanud. See oligi konkurssi ülesanne. Jaa, kust sa tead? Noh, aga mis sellest enam? Nüüd ta seda kohta ei saa. Nii et see on ikkagi minu teene, et teil lossi esineja nüüd puhas on. Sellepärast ma helistangi, et võib-olla te ei tule ise selle peale. Mõtlete, et iseenesest lahenevad teil optifitseerimisülesanded. Ühesõnaga kiiremini ma ei jõudnud, aga venitada ei olnud ka mõtet. Tegin nagu suutsin. Kas keegi sai veel ülesandest teada? Ma tegin selle praktiliselt üksi. Operatsiooni ühes episoodis ma kasutasin ühe meie klubi või minu firma töötaja, naistöötaja abi. Aga ma ei öelnud talle, miks ta midagi pidi tegema. Nii et saladus on hoitud ja ülesanne täidetud. Nojah, siis te peaksite vist tulema valitsusest läbi ja tulge homme kell 4, siis on peaminister ka tagasi, siis otsustame teie asja ära. Nägemiseni. Palun, ta ootab teid. Teid ma panen ka 10 võistlust tegema. Meil on nüüd kõik läbi ja lõhki spordipoisid. Ainult, et keegi ei viitsi treenida ja sellepärast püsivad kõik samal tasemel. Maiestet on ainus, kes tõesti korralikult trenni teeb. Püsib samal tasemel. Ma proovin praegu uut tehnikat 4 pöördega. See annab ära tõukemomendil kohutava kiiruse, ainult siis lendad jälle ise ringist välja. Ringid lähevad nii kiireks, või siis peaks ring suurem olema. Kuule, räägi mulle, kas sa vahest luuletad ka veel või? Jaa, tundehetki jääb järjest vähemaks. Vahel olen mõne rea paberile pannud, aga kõige tähtsam on see, kuidas ära tõukemomendil panna kogu keha raskus ja energia kuuli sisse. Ja vaadata, et trajektoor oleks õige. Aga nagu sellele mõtlema hakkad, nii kaob tehnika ära, nii läheb kiirus ära. See on üks omaette teadus. Teadus mind ei huvita. Aga mis teid huvitab? Mind huvitab, kurat, kuidas teha niimoodi, tead, et kõik oleksid ikkagi võrdsed. Meil olid eelmises 10 võistluses kõik võrdsed. Kõigil oli ühe palju punkte.
Markiil oli vähem. Ma olen teie näpunäidetelt äärmiselt tänulik. Ma kindlasti kasutan neid oma tulevases töös, oma ohtlikus, kuid samas väga vajalikus töös. Nägemiseni. Suur tänu teile, nägemist. No, esimene asi, me peame leidma teile väikese tööruumi, mis oleks küllaltki mugav, aga samal ajal täiesti märkamatu. See on kõige tähtsam. Ütle, kuidas üks inimene võib olla nii loll? Kuidas saab inimene öelda, et tal ei ole üldse vaja mingeid ruume? Siin sa ei hakka riigitööd tegema, see on klubi. See peab olema sulle püha koda. Kuule, terve kesklinn on vereimetel tühjasi pindasid täis. Ole ainult mees ja nõua. Sa ütled ei. Saad sa aru, sa oled nüüd ühiskonnas erilises seisus. Täpselt, Nemad vajavad sind, mitte sina neid. Sa võid endale praegu nõuda igasuguseid ruume. Mees. Hea küll. Lähme ja valime välja mulle ruumid. On või? Ideaalne kontor. Jah, just. Vaata see jämedam torn. Ei tea, see paistab äkki liiga silma. See on just hea, sealt ei tea sind keegi otsida. Jaa, need müürid oskavad saladust hoida. Ei tea. Lähme vaatame veel. Jaa, need müürid oskavad saladust hoida. No ei tea. Lähme vaatame veel. Vaata, see oleks hea maja. Rõdu ja... Siin on saatkond sees. Ise ütled, et ma saaksin praegu igasugused ruumid. Saatkonda poleks hea välja tõsta, see ei läheks kokku meie poliitilise joonega. No siis ma annan neile nõu, et muutku ära see joone. Ei. No kuulge, me ei leia siit niimoodi mitte midagi. Mida? Las nad otsivad sulle ikka ise maja. Ja minu pärast võid klubis oma riigitööd teha, kui tahad, aga ainult alguses. See on ilus maja. Misuke? See, sammastega. No aga siis nõua seda maja. Valitsuse käest tuleb nõuda, kurat. Kui ta ei taha sulle anda, siis ütle talle kurat näkku. Ma tahan just seda maja. Kuulge, härra Marki, selles sammastega majas meil on juba üks ministeerium. Ja pealegi see oleks võib-olla liiga suur tööruum ühele inimesele, kes pealegi töötab salajasel režiimil. See ei ole liiga suur. Seal on tiibhooned veel teisel pool, need siia ei paista. Ma tahan seda maja. Mis te vaatate? Kuulge, ega teil järsku endal nõuandjaid ei ole? Ei. Muide, te olete meil juba 3. päev palgal. Jaa. Aga me ei ole teilt veel ühtegi nõuannet saanud. No mis nõu te tahate? Ma võin teile igas asjas nõu anda. Seda peate teie ütlema, mis nõu teil anda on. Mina. Ülehomme hommikul kell 9 ootab peaminister teilt teie esimest raportit.